Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere, armas vaataja! On käes laupäeva hommik ja teie ees on jälle saade Naudime elu. Täna me räägime palju ilust, käime korraks Viljandimaal ja kindlasti leiame midagi toredat homseks isadepäevaks. Kellele ei meeldiks sushi? Kõiki Kalamaja sushi sõpru rõõmustab aga juba 4 aastat Kalamaja oma sushi koht, mis natuke aega tagasi vahetas asukohta ja sellega seonduvalt, kui varem sai sealt võtta ainult takeaway'd, siis nüüd saab sushi kohas ka istuda ja rahulikult oma toitu nautida. Mis teie menüüs on? Menüüs on hästi suur valik, et küpsetatud sushid, külmad ja vegevariantid ka. Nii et teil on midagi veganitele ka? Ja, et mõned variandid sushid, merivetikas salatid. Kas teie juurest on võimalik ka toitu koju tellida? Ja, muidugi. Me töötame koos tellitoiduga, Woltiga, MyChefiga ja meil saab tellida läbi internetist, näiteks Facebook, Instagram ja veebilehel ka telefoni teel. Ja kas teie juures saab korraldada ka pidusid või üritusi? Muidugi saab. Näiteks kui oli õppedepäev, oli tellinud üks kool meie käest sushid. Hakkasime hommikust vara tööle tulla. Aga muidugi jah, et tellimused tulevad, teeme üritusi. Kui me pakume üritusi, siis me võime pakkuda kuleerit teenust ka. Mis teie magustoidu menüüs on? Et hetkel ei ole, me leiame partnerid endale. Et siis lisame ka mingi magustoit. Et ootate siis partnerite pakkumisi? Ja, muidugi. Praegu me pakume ainult lühikeselt trüffelit. Ma saan aru, et te olete hiljuti asukohta vahetanud. Ja, aprillis 6 me kolisime uue kohale siia, et Telliskivi 24. Et meie kliendis oli võimalus mitte ainult kaasa süüa võtta, aga istuda kuvades kohas ja süüa siin. Tuleb välja, et siin on tõesti väga suur valik, aga enne kui me läheme oma seiklustega edasi, tahan mina küll proovida näiteks seda lõhesushit. Võin kinnitada, et tõesti väga maitsev sushi oli. Väga paljud naised seisavad hommikuti dilemma ees, kas magada kauem või teha endale ilus meik. Minul on nüüd sellele probleemile hea lahendus. Nimelt on võimalik teha endale ka püsimeik. Ja täna me olemegi tulnud Nõmme ilukeskusesse, et uurida, kuidas püsimeigi tegemine käib ja samuti vaadata, mida siin veel pakutakse. Täna teeme Skeindori korrektiiv näohooldust, mis on kordse tõstva, siluva, uuenda ja sära andva toimega. Kuidas see hooldus välja näeb? Hooldust alustame superpindmise keemilise koorimisega, seejärel kanname nahale peptiidid. Need on tehtud sünteetilisest botoxist ja siis tuleb hüaluroonapeseerum ja lõpetame näohoolduse kummimaskiga. Meie ilusalongis on kosmeetikud, juuksurid, maniküürijad, pediküürijad, teeme depilatsioone,
Lisaks on meil veel LPG kehahooldused. Näohooldust võib teha 4 korda kuus, nädalaste vahedega või vahetult enne pidu või näiteks fotosessioonile minekut. Novembris ja detsembris on kõik Skeindori näohooldused –15%, et külastage Nõmme ilukeskust. Seni kuni klient on maski all, saab ta nautida lõõgastavat kätemassaaži. Mis tunne on pärast seda hooldust? No praegu ma tunnen ennast küll nagu suurepäraselt, et tegelikult hea meelega läheks ja võtaks kodus mingi hea tee ja loeks ajakirja. Ma olen 20 aastat käinud Karmeni juures juba ja just sellel eesmärgil, et pärast enam välja näha ja olla parem inimene. Kellele sobib püsimeik? Püsimeik on lahendus just neile, kes soovivad iga päev välja näha loomulikuna. Sellega saab siis korrigeerida näojooni, kulmude, silmade ja huulte kuju. Sobib väga hästi siis inimestele, kellel on probleemne näonahk või allergia meigitoodete vastu ja samuti on see väga sobilik inimestele, kes igapäevaselt ei jõua tegeleda või ei saa ega ei oska ennast meikida ja samuti lihtsalt ütleks, et kiire elutempoga inimestele. Kuidas see püsimeigi peale kandmine välja näeb? Püsimeik on siis naha pindmine tätoveerimine ehk siis pigmenteerimine. See sarnaneb küll keha tätoveerimisele küll, aga seda tehakse hästi-hästi pindmiselt. Kliendile ei tekita see mitte mingeid ebameeldivusi ja see on täiesti valutu protseduur. Kõige populaarsem on kulmude püsimeik. Kulmudega on siis nii, et tihti on meil siis kulmud juba ajaga muutunud selliseks, et kas siis hõredaks või kulmujoon on ära kadunud. Kulmude püsimeigi abil on võimalik siis taastada loomulik kulmujoon, samuti siis saada sellised ilusad ja sümmeetrilised kulmud. Nagu kõik ilmselt teavad, siis homme on isadepäev. Ja miks mitte kinkida isale isadepäevaks selliseid tööriistu? Need on väga praktilised, mugavad, ilusad ja ühtlasi ka maitstud. Need on nimelt šokolaadist tööriistad. Kui kaua te töötate juba sellel alal? Oleme juba tegutsenud 4 aastat ja selle aja jooksul oleme oma tooteid müüdud erinevatel laatadel, osalenud erinevatel Tallinna festivalidel ja laenanud kaubavalikut. Käesolevaks ajaks on meil 60 erinevat tooted. Nüüdseks ei ole meil valikus ainult tööriistad. Meie valikus on ka palju naistele mõeldud tooted. Näiteks triikraud, viul, juuksuritarmed. Suurte pühade puhul nagu jõulud või uusaasta oleme oma valikut suurendanud. Miks selline teema, tööriistad? Sellepärast, et turult puudus selline toodete valik. Meie arvates on see hea mõte kingitusteks. Kord klient tahtis osta meie võtsis. Hakkasin ostu pakkima ja see ajal tuli teine klient ja mina pakkusin talle palun šokolaaditööristad. Eelmisel klient on väga ületanud, et kõik need toodet on šokolaadist ja hakkasin naerama ja ostis veel juurde. See ei ole üksi juhtus. Meie šokolaadid näevad välja kui reaalsed asjad. Põhiassortimendis on 60% kakao või suhkur ja šokolaadide peal raputatud kakaopulber, mis on sarnased päris rooste tööriistadele. Eelmisel aastal detsembris meil tuli mõte suurendada meie valik piimašokolaadidega ka. Kuna oli ostja poolt huvi, assortiment varsti suureneb. Sellel aastal meie ostjad võivad leida meid 4 keskuses: Mustika keskuses, Magistraali keskuses, Viimsi keskuses ja Lasnamäe tsentrumis. Ja Lasnamäe tsentrumis oleme terve detsember ja loomulikult iga päev võtame vastu tellimused Facebookis ka. Kui sa soovid oma isa rõõmustada šokolaadist tööriistadega isadepäeva puhul, siis täna ja homme on need samad tööriistad väljas Tallinnas Järve keskuses ka buumpäevadel.
Järgmiseks teeme tutvust ühe pereettevõttega, mis toodab ise disainitud arendavaid mänguasju. Ja nagu te näete, siis on ettevõttesse kaasatud terve pere kuni kõige väiksemate liikmeteni välja. Kust tuli selline mõte hakata tegema selliseid vahvaid kiikesid? Tegelikult see saamise lugu on üsna tore, et tahtsin osta poistele mõnda arendavat mänguasja, midagi Montessori või Waldorf teemaga seonduvat ja internetis hakkas otsima ja leidsin ühe põrandakiige, mille idee mulle kohe silma jäi. Aga ta välimus ja ütleme, see teostus oli selline minu jaoks üsna ilmetu ja konarlik, et mul täiesti nagu selgest taevast hakkas kohe lendama ideid, milline see kiik võiks olla, kui ägeda mingisuguse looma kujuga või lapseliku teemasse saaks selle teha. Ja kuna paremat varianti ei olnud, siis mõtlesimegi ise tegema hakata. Saidki esimesed sketšid kohe mul paberile ja nii ta sündis. Ja nüüd siis toodate täitsa ise neid kiikesid? Jah, meil on koostööpartnerid, kellelt saame siis nii-öelda selle algmaterjali, tuuakse see meile koju ja siis edasine nii-öelda lõppviimistlus toimub täielikult siis käsitööna. Meie enda poolt praegu abikaasaga kahekesi teeme. Mida nende kiikedega siis teha saab? Kiik on selles suhtes hästi lahe, et ta on multifunktsionaalne, et temaga saab kiikuda, kui ta on siis kiigena või siis ümberpööratult on ta justkui turnimisredel ja külili olles saab ta ka siis poeleti niimoodi poodi mängida. Et väga-väga mitmekesine, ja saab ka alt läbi ronida, nagu tunnel, et hästi tore. Tegelikult nende praeguste disainideni jõudmine on meil päris palju aega võtnud, et oleme katsetanud erinevaid disaine, nurkasid just sellepärast, et toode oleks käepärane ja kvaliteetne. Ja väga tähtis muidugi selle asja juures on turvalisus. Ja näiteks kiigele lisabki just turvalisust see, et lipid käivad siia pesadesse, et nii on ta eriti tugev ja vastupidav. Kuidas sina füsioterapeudina neid kiikesid näed? Mina näen neid väga positiivsena, et üleüldse kiikumine toetab laste füüsilist, kognitiivset ja sotsiaalset arengut. Eelkõige muidugi seda füüsilist poolt, tugevdades siis lihaskonda ja lisaks jäämemotoorikale aitab ta kaasa ka peenmotoorsete oskuste arengule, nagu näiteks siis silmade ja käte koostöö haaramise näol. Et kui laps võtab sellest kiigest kinni, olgu ta siis see kiigesellide nii-öelda toakiik või väliskiik, siis ikkagi see esmane suhe selle kiigega nii, et ta vaatab, et kus ta kinni võtab. Kui sa soovid endale ka sellist ägedat kiike, siis külasta meie Facebooki lehte. Seal toimub loosimine ja sa võid võita endale samasuguse toreda mänguasja. Nüüd me läheme väikesele pausile, aga pärast pausi tule kindlasti tagasi, sellepärast et meid ootab veel väga palju põnevaid asju ees. Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Mina otsustasin teha nüüd ühe keskpäevase trenni, nimelt ma tulin Viljandi kesklinna ühte Pump FX trenni. Vaatame, kuidas mul läheb. Mida siin Aerobic stuudios teha saab? Aerobic stuudios saab teha trenni ja saab tantsida. Aerobic stuudio koosneb 2 osast, Aerobic Fitnessist ja Aerobic tantsukoolist. Aerobic Fitness sisaldab siis endas aeroobseid treeninguid, lihastreeninguid, joogat ja terapeutilist võimlemist. Ja tantsukoolis saavad tantsida lapsed vanuses 3–19. See terapeutiline võimlemine kõlab tõesti huvitavalt. Mis asi see on? Terapeutiline võimlemine toimub füsioterapeudi juhendamisel ja eesmärgiks on treenida kehavõimekust, säilitada või parandada liigeste liikuvusulatust, suurendada lihasjõudu ja tasakaalu
ja treeningu teeb omanäoliseks see, et harjutuste valikul on silmas peetud nõndanimetatud tavapärasemaid hädasid, kas siis liigesevalusid, turja ja seljavalusid. Ja harjutusi tehakse rahulikus tempos ja see julgustab osalema ka eakamaid ja vigastusest taastuvaid inimesi. Harjutuste tegemisel kasutatakse kummilinte, hantleid, plokke ja lihashoolduse jaoks siis nõndanimetatud teraapia ehk vahurulle. Aga mis trend see täna on, mida me näeme? Täna me näeme batuuditrenni, mis on täiesti üldfüüsiline trenn ja näeme pampi, Pump FX-i, mis on osa sellisest Inglismaa kontsepttreeningust nagu Train Fitness. Varem oli ta nime Fitness FX ja treenime läbi kõik suuremad lihasgrupid terve trenni jooksul siis. Mis vanuses inimesi te ootate siia stuudiosse? 3. eluaastast lapsi tantsima kuni gümnaasiumi lõpuni, siis 19 aastani ja treeningutesse samuti ootame kooliealisi, õpilasi, noori ja kuni terapeutilise võimlemiseni välja siis ka eakamaid inimesi. Et me ootame ka mehi oma treeningutesse, et Aerobic Studiol ei ole klientidega siduvaid lepinguid ja meil on ka rida soodustusi õpilastele, noortele. Samuti on meil erinevad paketid, lõunaste treeningute kuukaart, siis 10 korra pakett, 5 korra treeningute kaart. Ja kuna me asume kesklinnas, siis oleme Viljandis üsna populaarsed. Kui üks naine soovib ennast tunda tõelise kuningannana, siis mis võiks olla veel parem, kui et tellida endale täiesti isikupärane seelik ettevõttelt nimega For Queen. Kuidas sa nende ägedate seelikuteni jõudsid? See on tegelikult veidi pikem lugu, et alguse sai juba 4 aastat tagasi vara suvel, kui nii nagu ilmselt ka mitmed teised Eesti naised olin seeliku otsingutel ja ei leidnud endale midagi sobivat. Ja siis ma sattusin tegelikult selliste ägedate satsiseelikute peale internetiavarustes surfates. Läksin koju ja ma ei saanud und muidugi paar esimest ööd. Ma mõtlesin, ma pean endale kindlasti sellise seeliku tegema. Kõigepealt mõtlesin, natuke nuputasin lõikelise lahenduse poole pealt ja milliseid materjale kasutada. Et esimese seeliku peale kulus ikka päris hulk aega ja siis olid juba sõbrannad, kes tahtsid ka tellida. Ja nii ta siis läks, et leidsin, et võiks tõesti hakata ka võõrastele tegema neid. Ja kus see brändi nimi tuli, oli just see, et kui see seelik selga panna, siis tõesti tunnedki ennast just kui kuninganna ja sealt võib-olla natuke sellist inspiratsiooni sai ka brändi nimeks. Hästi paljud inimesed tahavadki, et oleks kohe olemas. Et ega ei ole ju ilmselt ka üllatuseks selline olukord, kus avastad, et tegelikult on homme vaja peole minna ja kuskil üritusele mitte midagi selga panna. Et siis on tore, kui on kohe olemas seelike, mis ka suuruselt näiteks sobib ja siis on väga mugav kohe võtta. Milliste erinevate lõigete ja kangaste vahel valida saab? No mina olen teinud, mis puudutab täiskasvanute seelikuid, mis puudutab ka satsiseelikud, siis minul on kasutusel 2 erinevat varianti. On selline laiem ehk poolrataskloss, mis on tõesti selline hästi voogav ja hästi langev seelik. Mul on päris palju kohanud naisi, kes tunnevad ennast natukene ebamugavad, et ma olen võib-olla laia puusaga ja ei tea, kas sobib. Siis nendele oleme pakkunud ka sellist veidi kitsema A-lõikelist lahendust. Ma tean, et väiksed tüdrukud väga tahavad ikka oma emme moodi olla ja siis meil on sortimendis ongi ka ema-tütre seelikud. Et nii nagu tellib suure seeliku, tellib ema, tellib ka väike tütar, ühesõnaga ema siis tellib tütrele. Mis teeb need seelikud omapäraseks? Mina tooksin kõige suurema eripära või omapära välja just selles, et see seelik on täiesti kandja nägu. Et see on nüüd see koht, kus klient ütleb kõik oma soovid, ideed, inspiratsioonid, oma salajased unistused ja mina olen siis see, kes püüab need kõik kokku koondada sellesse ühte seelikusse, nii et ei ole olemas ühtegi ühesugust seelikut, kõik on erinevad. Nüüd me oleme tulnud ühe Viljandi hobikoka juurde, kellelt saab tellida cateringi ja väga maitsvaid kooke, selleks, et maitsta tema äsja valminud kirju koera kooki. Tõesti väga hea klassikalise maitsega kirju koer ja ma pean tunnistama, et mina nii head kirjud koera teha ei oska.
saan aru, et sina küpsetad kodus imemaitsvaid kooke. Just nii. Kodus olen kuskil 1,5 aastat olen teinud neid. Varem mul oli kohvik ja siis ma sain nagu igapäevaselt seal pakkuda. Aga tegin siis sellise otsuse ja hetkel igapäevaselt nagu töötan ja teen seda oma kõige muu töö kõrvalt. Tundsin, et lihtsalt nii on vaja, et nagu see kohvik sai tehtud ja siis see nagu ammendas ennast ja siis ma nüüd nagu ootan seda uut suunda, et saaks edasi liikuda. Kes sinult peamiselt tellivad siis? Hästi palju on nagu püsikliente välja kujunenud selle 3 aasta jooksul, et reklaami ma eriti ei tee. Et ongi selline suust suhu reklaam ja siis selle pealt nagu ja kui keegi näiteks saab kuskil sünnipäeval proovida mõnda minu tehtud kooki või toitu, et siis nagu ka helistatakse ja küsitakse. Mida siis tellida saab? Tegelikult saab kõike tellida. Täiesti catering, võin lihtsalt kooki teha, pirukaid laste ja sünnipäevale, et selles mõttes valik on väga-väga suur ja lai. Mis seal kookide valikus? No meie kõige populaarsem on kirsikodujuustu ja see on selline pealt voolava šokolaadiga, mis on juba ilmselt müüb see välimus nagu väga palju. Ja tegelikult ma teen ka väga traditsioonilisi asju, et kohupiima vaarikatorti näiteks, et ma olengi püüdnud hoida nagu kahes ääres, et üks on siis see, mis on nagu uudsem, näiteks gluteenivaba torti ja siis sellised vanemad asjad näiteks, mida võib-olla vanem generatsioon tahab, et kohupiima kooki mingit, et oleks nagu igale maitsele. Aga kuidas sa üldse toidu tegemiseni jõudsid? Tegelikult ma olen nagu päris väikesest saati nagu kokku puutunud sellega, et ma arvan, et ma olin kuskil 7-aastane, kui minu vanemad läksid valima, et siis käidi seal rahvamajas mindi ja siis, kui nad koju tagasi tulid, siis ma olin teinud neile nagu esimesed kaneelikad. Et me kutsusime kodus neid kaneelirulle nii. Nüüd me oleme tulnud Eesti suurimasse disainipoodi Tali, mis asub Kalamajas, Kopli ja Kotsepuue tänava nurgal. Seitse aastat tegutsenud Tali on saanud kohalike disainihuviliste lemmikpoeks. Tuntumad brändid nagu Tanel Veenre, Liisa Gröber, Kirju.co, New Vintage by Chris, Reet Aus, August, Stuudio Nahk ja paljud teised jäävad disainihuvilisele Tallinna tänavatel kindlasti silma. Loomulikult on kõik need disainerid esindatud ka Talis. Terviklike ja detailideni läbimõeldud keskkond ning pidevalt uuenev hoolikas selektsioon parimatelt Eesti loojatelt rõõmustab kõiki, kes peavad tähtsaks kõrgetasemelist disaini, kvaliteetset toormaterjali ja stiilipuhtust. Lisaks kodumaistele disaineritele on Talis esindatud ka mõned valitud brändid välisriikidest. Kes on sinu lemmikdisainer siin poes? Minu üks lemmikutest on kindlasti Tadao, sellepärast, et mulle meeldibki tema puhul see, et temas on seda puhtust ja samamoodi ta natuke ka siibutu. Teda ongi hästi hea kombineerida niimoodi, et kui seal ongi minimalistlikud riided seljas, sa panedki endale mingisugust statement aksessuaari peale. Ja samamoodi ta ei ole ainult mõeldud ju pealkandmiseks, vaid tegelikult saab ka riiet alla panna. Ma tulen siia ja ma peatun. Et mind kuidagi kõnetab see vaikus siin, samamoodi siin on süngust, siin on hästi palju jõudu sees, samamoodi see, et siin on need graafilised jooned. Kuna Triinu Tiisel on tegelikult ka arhitekt, et sellepärast võib ka hästi palju näha tema loomingusse graafilisi jooni. Samamoodi ka kirju on tema looming. Minu üheks suureks lemmikuks on kindlasti Stuudio Nahk, kelle looming paelub eelkõige põhjamaise modernse disainikeele poolest. Kõik tooted on valmistatud kvaliteetsetest Itaalia nahkadest ning siinsamas Tallinnas käsitööna. Veel üks tore bränd, millest võiks rääkida, on Hirv, ka meie oma Eesti bränd, mis sai võib-olla rohkem tuntuks sel aastal oma Eesti Vabariik 100 seeriaga, mida kandis ka president aastapäeva vastuvõtul. Loodan, et sul oli meiega tore. Soovin sulle ilusat jätkuvat nädalavahetust ja kohtume juba järgmisel korral.